Saate toovad teieni SMIT ja TEHIK. SMIT. Päästame elusid IT-ga. TEHIKu aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere tulemast kuulama kriitilise intsidendi eriosa, kus sel korral me mitte ei uuri, mida ja kuidas riik või eraettevõtted Eestile IT mõttes head teevad, vaid hakkame pidama tulist debatti selgitamaks välja, kes on parim IT-ministri kandidaat. Oleme saatesse kutsunud valimistel täisnimekirja esitanud erakondade esindajad ja hakkame neilt peagi küsima, kuidas nad plaanivad e-Eestit veel paremaks ja uhkemaks teha. Mina olen saatejuht ja tänase debati kaasjuht Ronald Liive. Kuna teema on aga väga tõsine ning nõnda palju külalisi ei ole siin saates varem olnud, olen palunud debatti kaasjuhtima hea kolleegi, Geeniuse toimetaja ja Digipro portaali juhi Eleen Änilase. Tere, Eleen! Tere, Ronald! Nagu Ronald ütles, on ruumis lisaks meile kahele veel ka 7... Tõsi, meil ei ole 7. Kutsutud oli 7, lubas tulla 7 EKRE viimasel hetkel siiski leidis, et nende jaoks IT-ministri debatt siis vist pole piisavalt oluline teema. Aga eks nad ise teavad ja valimised näitavad seda tulemust neile. Aga kes meil kohal on? Jaa, täna on meil siis 6 erakonna esindajad kohal. Esiteks tere Kristjan Järvan Isamaast. Tere! Tere tulemast Andres Sutt Reformierakonnast. Tervist! Andrei Korobeinik Keskerakonnast. Tervist! Marek Reines Eesti 200-st. Tervist! Raimond Kaljulaid Sotsiaaldemokraatidest. Tere! Ja Kristjan Vanaselja Parempoolsetest. Tervist! Nii, alustuseks väiksed mängureeglid. Küsin nüüd ühe küsimuse teil kõigilt, mis tugineb teie siis platvormile või programmile, mida te olete välja lubanud. 1 minut on teil aega vastamiseks, üritame selle 1 minuti sees olla ja kui kõik on selle ringi ära teinud, siis kui kellelgi on repliigi soovi, saate seda teha ka. Ma küsiks küll alustuseks ära, et ma näen, et kõik on meesterahvad, et kuhu naised jäid, et kas teie erakonnas pole ühtegi potentsiaalset naissoost IT-ministri kandidaati? Tundub, et praegu on niimoodi, et küsijad on daamid ja meie raporteerime daamidele. Aga sotsiaaldemokraatide nimekirjas vist on, ma arvan, naiskandidaate kindlasti eeskujulikumalt rohkem kui ühes teises erakonnas. Aga meil ei ole muide ministrikandidaate, nii et mina, Raimond Kaljulaid, olen siin sellepärast, ma olen Riigikogus olnud majanduskomisjonis ja nende küsimustega kokku puutunud, aga ma lihtsalt selle täiendan, et meil ei ole sellist asja, et on keegi on ministrikandidaadiks ette juba kinnitatud. Ja meil on nimekirjas väga palju tublisid naisi, alustades peaministrist. Selge, aga Raimond Kaljulaid, sotsid lubavad e-riiki hoida heas vormis, iga elaniku, vabaühenduse ja ettevõtja heaks. Mida see tähendab, et e-riik ei ole füüsiline isik, nii nagu mina näiteks, et ei saa kohustada e-riiki jõusaali minema. Kuidas see välja näeb? No, selle asja taust on tegelikult see, et me kõik ju teame, et Eestis selle e-riigi taristu ja see nii-öelda backend, mida kasutaja ei näe, ütleme siis nii, et võib olla erineva kvaliteediga ja erineval määral kaasajastatud ja erineval määral hooldatud aja jooksul. Ja see on, ma arvan, selle valdkonna üks selliseid suuri olulisi väljakutseid, et kuidas olla kindlad selles, et ka tuleviku vaates meie e-lahendused töötavad hästi, on turvalised, on küberturvalised ja on jätkusuutlikud. Eks ilmselt on seda selle ajal silmas peetud. Andres Sutt, Reformierakonna kõige intrigeerivam lubadus on see, et te lubate digitaalse instrumendi abil siis Eestis soolise palgalõhe ära kaotada. Mis see siis tähendab, et kas ehitate mingi tehisintellekti, mis siis näiteks Maksuametile ütleb, et Jüri saab Kajast rohkem palka ja seetõttu tuleks Kajale äkki natuke palka juurde anda? Ma arvan, et tehisintellekt aitab tulevikus meil väga palju asju edasi ja kindlasti aitab tehisintellekt ka sooliste ja igasuguste muude palgalõhedega. Aga meie programmis on nagu digivaatest või digiühiskonna vaatest 3 nagu keskset põhimõtet. On küberturvalisus, kliendikesksus kasutaja mugavuse mõttes nutiseadmest ja 3. väikseim CO2 jalajälg, mida meie digiriik toodab. Andrei Korobeinik. Keskerakond on Isamaa kõrval üks väheseid või ainsaid siis erakondi, kes on digiteemade jaoks on programmis ka eraldi peatükki teinud. Samas räägite seal ise juhtivate autode asemel ise sõitvatest, ehk siis terminoloogiline eksitus on teil, ning lubate teha ära asju, mis on juba tehtud või siis töös. Aga mis on see uudne asi, mida te siis tegema hakkate? No, kui näiteks ise juhtivast autost rääkida, siis Eestis puudub praegu seadusandlus, mis võimaldab need testida ilma inimeseta. Et sarnased lahendused on olemas näiteks Ameerika Ühendriikides või Iisraelis.
et meil peab olema inimene kõrval, kes võib-olla autot ei juhi, aga juhul, kui midagi avarii juhtub näiteks, siis ta vastutab selle eest ise, et päris mitmed firmad on tegelikult huvi tundnud selle võimaluse siis osas, et testida autosid näiteks Rakveres, aga seda võimalust meil praegu ei ole. Seal on tegelikult päris põhjalik programm tõepoolest, mida me oleme teinud koostöös ka teiste organisatsioonidega ja juhul, kui seda kõike saab teha, siis kindlasti praegune areng kiireneb, et ma arvan, minut on otsa saanud ka. Marek Reinaas, Eesti 200-ga on ka selline lugu, et te lubate teha asju oma programmis, mis on juba tegelikult töös. Ja samas, mis me veel leidsime, on see, et te lubate tiigrihüppele elu uuesti sisse puhuda. Et mis see siis tähendab, miks meil on jälle vaja Eestis rääkida tiigrihüppest? Tõepoolest, Eesti oli väga edukas 90ndate lõpus, selle sajandi alguses oma tiigrihüppega ja digitaliseerimisega. Kahjuks me peame ju nentima seda, et võib-olla see hoog ei ole jätkunud nii innukalt, nagu me oleksime lootnud ja ma arvan, et kõik, kes on e-riigi teenuseid tarbinud, teavad väga hästi, et teinekord need nupud ei pruugigi nii väga hästi seal töötada ja kõik need andmebaasid ei ole omavahel seotud. Nii et mina arvan küll, et selle jaoks, et Eesti oleks tõeline e-riik, peame me oluliselt rohkem ja oluliselt kiiremini edasi minema selle tiigrihüppega ja kõik teenused viimagi vajaduspõhiseks sellisel moel, et inimesed saaksid neid teenuseid täpselt siis ja täpselt niimoodi, nagu neil vaja on, mitte niimoodi, et kõigil ühtemoodi. Kristjan Vanaselja, ma tunnistan, et parempoolsetega oli mul kõige keerulisem. Ma tean, et te ise olete nagu iduettevõtluses tegutsenud pikalt laialt ja peaks teadma, et võiks ka mingine selline veebileht olla, kus saab midagi nagu leida. Seda teilt ei leia. Teil pole programmi. Ärme hakka nüüd sellest siin arutlema, kas on või ole. Aga te ütlete välja, et üks teema on, et IT-ga korruptsiooni vastu võitlemine. Ma ei ole päris kindel, kas see on nagu selline asi, millega valijaid praegustel valimistel kõnetada, et kas see oli teema, mida Lavly Perling nagu nägi, et see on nagu suur probleem ja nüüd siis IT on lahendus. Võib-olla algatuseks tasub öelda, et hoolimata sellest, mida me detailselt 70 või 80 leheküljele kirjutame, siis parempoolsete näol on kogu Eesti e-riigile ja meie tehnoloogiasektorile ja Eesti e-riigi edasiviijatele väga tugev partner tegelikult olemas. Ehk siis me oleme selgelt seda usku, et meie järgmine majanduskasv tuleb tehnoloogia kiiremast kasutuselevõtust, tuleb innovatsioonist ja olles oma programmis tegelikult selgelt välja öelnud, vist ka ainukese erakonnana, et meie kõige suurem huvi on ja soov on tegelikult panna Eesti majandus kordades kiiremini kasvama, kui ta seni on seda teinud, siis tehnoloogial on seal kindlasti väga suur osa. Kui vaadata kas või Ukrainat täna, siis tehnoloogia avatud riik, läbipaistev riik, mida tehnoloogia aitab saavutada, on kindlasti korruptsiooni vastu võitlemisel väga oluline aspekt. Ehk siis, et see on tegelikult see, mida me selle punkti all silmas peame. Nii, Kristjan Järvan. Isamaal on midagi väga uut ja huvitavat programmis. Et te räägite nimelt lahendustest, mis kasutaks siis e-spordi kasvavat populaarsust ära Eesti riigi turundamisel. Et kuidas te plaanite seda teha nii, et nüüd mõni kuu pärast alustamist ei tule teha pivotit, sellepärast et mingid aspektid näiteks jäid alguses läbi mõtlemata? Ja, nagu te teate, siis Isamaa mõtleb oma kõik suured lubadused ikkagi pingsalt ennem läbi, kui midagi lubame. Ja tegelikult see on väga asjakohane, et sport on sport, et kas olgu see malesport või olgu see hoopis e-lahendustega sport, aga tegelikult lisaks kultuuriobjektidele on ka väga palju sisulisi ja majanduslikku teemaid, kus IT-d saab rohkem kasutada. Et siin mõned kõlama jäänud stigmad võib-olla ma lükkaks korraks ümber, et esiteks e-tiiger ei maga meil, vaid pigem muudab suunda, ehk siis me oleme selgelt võtnud suuna rohkem kasutaja kogemusele ja disainile, nii nagu erasektor on seda tegelikult ammu teinud. Et
ma arvan, et väga märgulise tähendusega ongi see, et me augustis sõlmisime koostööleppe Ukraina IT-ministriga ja täna siis meie riiklik mobiilirakendus hakkab kohe testimisfaasi jõudma. Ja samuti riigieelarve läbirääkimistel, siin oli mainitud siis taakvara probleeme. Esimest korda üldse ajaloos on tegelikult taakvara lahendamiseks püsirahastus olemas. Ja Okei, meil hakkab vastus juba natuke liiga pikaks venima, et liiga heaks Korobeinikul oli siin soovi. Ja see on tõepoolest liiga hea vastus, et kui me vaatame seda, kuidas tegelikult riik võiks kasutada IT-võimekust, siis selline peamine suund on kahtlemata protsesside automatiseerimine, mis tähendab seda, et ametnikke peaks vähem olema, et meil viimastel paaril aastal on ametnike arv kasvanud üle 1% aastas, ehk siis neid tuleb aina juurde, mis tähendab seda, et kõik see, mis praegu kõlas, tegelikult absoluutselt ei toimi. Ja kui me räägime sellest kasutamismugavusest, siis tõepoolest Eesti.ee on saanud lõpuks ometi mobiilväljundid, aga kui sinna sisse minna, siis me avastame, et see töölaud on täiesti tühi, ehk siis seal ei ole ühtegi proaktiivset lahendust ja ma ei oska öelda, mis ajahorisondist me räägime, aga siin paari aasta jooksul kindlasti ei tule ühtegi sellist maailma tasemel lahendust, nii et ma ei tea, kas e-tiiger just magab, aga e-riigiga arenguid küll kiita ei ole. Andres Sutt soovis ka lisada? Ja mul on lihtsalt hea meel, et Kristjan Järvan on jätkanud neid asju, mille meie valitsus ja mina käima lükkasime, et kõik, mis puudutab kasutajakeskust, taakvara lahendus, millega 4 aastat ennem ei olnud mitte midagi tehtud, et see oli tegelikult üks esimesi asju, mis sai küll toona ühekordse ka küberturvalisuse jaoks 60 miljonit 2 lisaeelarvest ja seda on nüüd pandud püsirahastusse, mis on nagu super hea. Ja ma arvan, see, kui kiiresti me jõuame parema kasutajakogemuseni, kui kiiresti me jõuame nutiseadmesse, sõltub sellest, kes on järgmine IT-minister, sest tegelikult ka M-valimiste rakendus ju sisult sai valmis, et mis on tegemata, on turvatestid ja ma usun, et ka järgmistel valimistel on võimalik juba mobiilist valida või nutiseadmist. Marek Reinias. Ma arvan, et kõik kuulsid ju eelmisel nädalal uudis selle kohta, kuidas Eesti riik võttis tööle üle 10 inimese, kes siis hakkavad käsitsi rehkendama lastetoetusi inimestele. Et ma arvan, et täpselt seal koha peal see meie e-tiiger ongi, et me suudame sellest imelisi sõnu voolida, aga päris elus lõppude lõpuks ikka inimesed tulevad, võtavad ruudulise paberi ja pildika ja rehkendavad need lapsetoetused kokku. Tõsi ta on, et e-riik on tegelikult vahend, millega on võimalik riigi valitsemine ja riigiteenused palju mõistlikumaks ja odavamaks teha. Siin näiteks Jaan Pillesaar on välja rehkendanud, et põhimõtteliselt on võimalik asendada suhteliselt rutiinne töö masinatega sellisel moel, et umbes 20 000 ametnikku saaks minna võib-olla tootvamale tööle ja sellega on võimalik kokku hoida suurusjärgus 600 miljonit eurot. Ma arvan, et see on see eesmärk, kuhu peab minema. Kristjan Järvan. Jaa. Ametnike arvust. Meil on hetkel tööaktiivsuse rekord. 82% elanikkonnast vanus 20–65 on tegelikult aktiivselt tööturul. Ja seda ei ole olnud pärast aastat 91. Nii et see, et tegelikult meil on inimesi tööle tulnud, on täiesti normaalne. Toon teile näite. Meie energeetika suur strateegia on see, et meretuulepargid on ja tehnilises järelevalves oli üks inimene, kes tegeles nende parkide lubadega ja meil õnneks läks vedas ja ta ei läinud töölt ära. Ja tegelikult TTÜ-le näiteks polnud 3 aastat palgalisa toodud, palgafondile järjest ülesanded peale laotud. Et tegelikult vaatame seda ametnikkonda, sest nad tegelikult on väga efektiivsed, vähemalt siis IT-ministri haldusalas ja seda, et kus võib-olla saab nagu olla efektiivsemad, on need ülesanded, millega nad tegelema peavad.
mitte see, kuidas nad nende ülesannetega tegeleb, on täna väga efektiivne. Ja toon ka teile näite üleinvesteerimist IT-sse, ehk seesama Sotsiaalministeeriumi vastutusala, kus siin murekohti on. Minu lemmik on see pensionisüsteemide siis IT-süsteem, kus peaks olema 26 erinevat pensionisüsteemi, et olümpiavõitjad neil on eraldi süsteem, et nende pensione välja maksta. Osadel on vist mõned pensionisüsteemid teenindavad umbes 5 klienti. Et sellistel juhtudel, head sõbrad, ongi efektiivsem, kui on üks ametnik paberi ja vastakaga saadab e-maili ära, seepärast, et kõik need turvariskid, mis selleks tuleb järgmise heites. Tuleb meil ka efektiivsem, kui kõik saavad repliigiks sõna. Raimond Kaljulaid. Ja tahtsin lihtsalt väga lühidalt öelda 2 asja, et alati küsimus, millega võrrelda. Et kui me kohtume oma kolleegidega teistes Euroopa riikides, siis on teinekord on niimoodi, et ükskõik, mida me siin kodus arvame, et võiks olla paremini, Eesti on nagu teistest väga palju eespool. Aga siin ei saa nagu poliitikast mööda minna, et ma tuletaks meelde, et meil on ees Riigikogu valimised, peab vaatama, ma arvan, ka tagasi eelmisele 4 aastale, et 2019 olid viimased Riigikogu valimised, pärast seda oli meil kõigepealt IT-minister, kes valetas parlamendile, pidi tagasi astuma selle pärast seoses oma nõuniku palkamisega, siis saabus järgmine IT-minister, kes minu meelest sisustas oma aega peamiselt e-riigi vastu võitlemisele, proovis välja selgitada, et kuidas ikkagi seda e-valimistega täpselt petetakse ja seda Reformierakonda valimisvõitu tagatakse. No lahkus ametist ilmselt seda teadmist ei saanudki, et midagi ei ole teha. Eesti inimeste poliitilistel valikutel võivad olla ka väga otsesed tagajärjed ka e-riigi jaoks, et halvema stsenaariumi korral saame jälle IT-ministri, kes tegeleb ikkagi selle küsimusega, et kuidas ikka nendel e-valimistel petetakse, et see tuleb välja selgitada. Halvemal juhul või paremal juhul saame inimese, kes päriselt seda valdkonda edasi viib. Nii, ja anname ka Kristjan Vanaseljale sõna siin. Jah, ma arvan lihtsalt repliigi korras seda öelda, et mis meid tegelikult Eestis on edasi viinud ja ma arvan, et mida me ühiskonnana peame nagu tunnustama, me oleme suhteliselt nõudlikud nii oma riigi juhtimise kui ka tegelikult nende samade IT-lahenduste osas. Et ma olen siin Raimondiga nõus, et vaadates maailmas laiemalt, siis Eestil ju tegelikult on asjad vähemalt õiges suunas läinud. Nüüd on küsimus, ja ma olen täiesti veendunud, et me Eesti inimestena oleme edasi nõudlikud ja peame poliitikutena suutma ka tegelikult nii-öelda sellele nõudlikkusele vastata ja mitte jääma siis nendele sellistele loorberitele puhkama. Et nagu ma ütlesin, et me oleme pigem poliitikutena peame suutma nii-öelda seda visiooni omada ja prioritiseerida kogu seda innovatsiooni ja tehnoloogiat, aga see on ka selline nii-öelda poliitiline konsensus, mis mulle tundub, et tegelikult on olemas. Nii, aga liigume praegu edasi, kuna kõik on siin sõna saanud, repliigi võimaluse ka saanud, siis mida ma sooviksin on see, et te kõik ikkagi tooksite välja selle ühe ja kõige olulisema asja, et neid ideid on väga palju, kuulan, et mõte töötab selles osas, aga mis on see üks asi, mida kui siis keegi teist peaks tõesti selle IT-ministri portfelli endale saama, et mida te teeksite ja millest te alustaksite? Andres Sutt, teie kõige olulisem eesmärk? Minu kõige olulisem eesmärk on see, et meie e-riik toimiks küberturvaliselt, et ilma selleta me võime arendada kõiki toredaid asju teha, aga kui see langeb küberrünnete ohvriks, mida me ei suuda hallata, tõrjuda, et siis ei ole sellel ju mingit praktilist kasu. Aga samamoodi, nii nagu ma ennem ütlesin, keskkonnamõju ehk et kõik juba, mida RIT ehk siis Riigi IT-keskus on alustanud, see, et me konsolideerime baastaristud, me konsolideerime töökohatoetuse, et vähendada süsiniku jalajälge, et see kõik on väga olulised asjad, et see võib tunduda võib-olla niisugune lihtsalt sõnakõlks, aga ma arvan, see on nagu väga-väga tähtis ja kasutajakesksus. Et me oleme teinud väga palju ägedaid lahendusi ja tõesti väljapoolt vaadates ei ole teist riiki kõrvale panna, kas me ise oleme kasutajakogemusega rahul, enamasti mitte. Et teeme selle korda ja need 3 asja ja me liigume ilusti edasi, aga ilma küberturvalisuseta on see laev katki. Andrei Korbein, jah, teil on näpp olnud pidevalt püsti, aga me liigume teemaga edasi, nii et palun ärme hakka nüüd siin vanadest asjadest rääkima. Mis on see esimene asi, see põhiline asi, mida te hakkate tegema, kui teie või siis Keskerakond saab IT-ministri ametikoha? Ja suurepärane koalitsioonierakondade kiidulaul on just kõlanud.
nagu 3 esinejat. Olgu siis ära markeeritud, et see, mida Kristjan Järven välja ütles, et Isamaa mõtleb alati kõigele, nagu me universaalteenuse pealt näeme, siis ta alati kõigele ei mõtle. No mõeldud on. Parempoolsed on ka ju selline spin-off, eks ole, et selles mõttes on mingil määral ka väike osa koalitsioonierakonnast. Et kui me räägime ikkagi sellest, ma saan nagu uskuda seda, et minu silmad näevad, kuidas Isamaa toetab sotsiaaltöökohtade loomist. Et eelmisel aastal on ametnike arv kasvanud üle 1%. Erasektor esitab riigile kusagil 500 erinevat aruannet ja see arv kasvab, saad aru. Ta ei lange, ta kasvab. Ja kui me räägime sellest, et IT peab kuidagi efektiivsusele kaasa aitama, siis me selgelt näeme, et seda ei juhtu. See on üks keskne koht Keskerakonna programmis. Meie peamine lubadus, millest võidab kahtlemata IT-sektor, on sotsiaalmaksu lagi. See, mida Reformierakond 10 aastat tagasi pakkus, aga nüüd nagu loobus, see on täiesti nende jaoks välistatud, ehk siis koos astmelise tulumaksuga me pakume sotsiaalmaksu lae, mis toob Eestis targad töökohad tagasi, mida täna IT-firmad loovad paraku välismaale. Aga mida Eesti riik teeb? Eesti riik teeb tõepoolest töökohti ametnikele, nagu siin lubatud oli Isamaa poolt ja seda me kindlasti ei toeta Keskerakonnas. Aitäh. Marek Reinaas, teie kõige tähtsam asi? Eesti 200 on oma algusest peale jutlustanud sellist riiki, mida me ise nimetame personaalseks riigiks. See tähendab seda, et riik ja tema kodanikud suhtlevad omavahel sellisel moel, kus mitte kodanik ei pea taga ajama ja kulutama erinevate ametnike uksi, vaid tegelikult riigil on kõik andmed meie kohta olemas, meie sissetulekute kohta, meie laste arvu kohta, meie elukoha kohta ja need andmed tuleb lihtsalt kasutusele võtta ja nende andmete pealt on võimalik disainida täpselt sellised teenused, mida inimestel reaalselt vaja on. Ja see ei ole mingi eriline raketiteadus, lihtsalt tuleb need andmed kasutusele võtta, mis riigil nii või naa on, unustada ära igasugused avaldused ja inimene peab saama neid teenuseid täpselt sel hetkel ja täpselt siis, kui tal neid vaja. Nii, Kristjan Vanaselja. Ma jätkan siit, jah, andmete ristkasutus on kindlasti üks, mis täna takistab meil kohati lahendusi loomast. Ja teine nii-öelda efektiivse riigi poole pealt, kui vaadata ka riigi IT-majade kasvu, siis seal on kindlasti rolle, mida tegelikult suudab täita erasektor sama edukalt või edukamalt ja me ei peaks kogu seda arendustegevust täna tooma riigi IT-majadesse sisse, vaid tegelikult otsima võimalusi, et seda rohkem ja rohkem anda erasektorile. Raimond Kaljulaid, mida teie teeksite või siis sotsiaaldemokraadid, kuna te ütlesite, teist ei saa IT-ministrit ühesõnaga, et mida sotsiaaldemokraadid teeksid siis esimesel päeval, kui nad saavad selle koha? No ma arvan, et Andres Suti tähelepanek, et küberjulgeolek on ilmselt järgmise 4 aasta ja võib-olla, ma ütleks järgmiste 10 number 1 küsimus, see on täiesti õige. Ja et see keskkond tegelikult muutub meile järjest keerulisemaks, järjeks ohtlikumaks. Ilmselt Venemaa poolne see kübersõda, mida me täna näeme, see läheb aina edasi, sellepärast, et see on üks neid võimalusi, kuidas nad saavad mõjutada ka Ukrainat aitavaid riike väga otseselt. Seda nad püüavad kõigiti teha. Mingit suurt edulugu seal täna ei ole olnud, aga millalgi tulevikus neil õnnestub ikkagi kuskilt läbi murda tõenäoliselt ja selle kahjuga toime tulemine saab olema, ma arvan, päris keeruline väljakutse siis ka Eesti valitsusele, kui see juhtuma peaks. Me loodame muidugi, et ei juhtu. Ja teine küsimus on loomulikult see, et tehnoloogiasektori areng, et kui Eestis vaadata majandust, kus meil üldse need kasvuvaldkonnad on, sellised potentsiaalsed, siis tehnoloogia on nagu üks kõige olulisemaid, et seal kõrval saab rääkida, eks ole, metsa või puidu väärindamisest, seal ilmselt edasi minnes saaks midagi teha, energeetikas on meil olulist edu võimalik saavutada, aga see tehnoloogiasektor nagu jääb.
ja nende jaoks on olnud ja ilmselt jätkuvalt on sellised küsimused nagu tööjõu, et Eestisse toomine jätkuvalt on küsimus, kuidas see käib. Meil on üks mõte näiteks see, et võiks olla maailma tippülikoolide lõpetajatele eraldi viisa. Piltlikult öeldes, kui sa oled väga hea ülikooli lõpetanud inimene, mis me siis ikka sind enam siin nüüd hindame, et kas sind on Eesti majandusele vaja või mitte, eks ole. Küllap siis, kui keegi tahab sind siia tuua, küll sa siis oled nagu kasulik inimene. Ja samamoodi ka kõigi nende teenuste edasi arendamine, et inimestel oleks võimalikult lihtne sujuvalt siia töötajaid tuua, et nad saaksid lasteaiakoha ja tervishoiu ja kõike teha esimesel päeval ega esimesel nädalal ka mitte. No te küsite, mis see peamine suund on, et küberjulgeolek ja avatus tööjõule, eks ole. Kristjan Järvan, Isamaa praegu hoiab juba seda ametikohta. Kas te lihtsalt jätkate praeguste teemadega või tuleb midagi uut lauale? Toon 3 prioriteeti ja siis ühe repliigi. Loomulikult Isamaa jaoks on samuti turvalisus oluline prioriteet, on oluline tegelikult majandusareng, millest on huvitav, et siin väga nagu ei räägitud, ja 3. on see kasutaja mugavus. Veidi täpsemalt, turvalisuse osas tegelikult RIA saab ülihästi hakkama. Et kui kõik räägivad julgeolekust ja teemadest, me peame rohkem siin investeerima, siis mis mõju te olete saanud sellega, et meil on küberrünnakud praegu igapäevaselt massiivselt toimunud? Et tegelikult RIA ja CERT tiim on ääretult tublid olnud ja kõik need investeeringud, mis on tehtud, on tegelikult ennast täiesti ära tõstanud. Kus seal puudujääk minust on, millest me peaksime rääkima, on tegelikult pigem küberkuritegevus, mis küll on Siseministeeriumi vastutusalas, aga näiteks kui ma räägin e-kaubandusliiduga, siis nad ei julge rääkida, et neid on rünnatud. Need on seal väiksed rünnakud, 500 eurosed lunavararõhud ja nad ei räägi sellest. Mis majanduse mõttes on? Tööstus on meil 56% lisandväärtusest Euroopa keskmisest. Me peame digitaliseerima tööstust, et tõsta seda lisandväärtust. Kuhu meil kasutaja mugavus läheb? Ma arvan, et sündmusteenused ja rohkem asju automaagiliselt. Ja nüüd repliik, mis ma lubasin, et andmete ristkasutus ja kõike seda on kohe kuulda, et ta lihtsalt ei ole seal ise lähedal olnud, sest enamus selliseid asju, kus tuleb mitu korda küsida, tuleb mingitest Euroopa Liidu nõuetest, kus form on ette antud ja sa ei tohi seda muuta. Ja sellepärast sa küsidki mitu korda. Et see muinasjut, et oi, nüüd tulevad uued poisid ja teevad kohe ära, et see on väga nunnu. Loomulikult seal on asju teha, aga tõesti, et tulge ja ma tutvustan teile. Kuna Andres Sutil ja kuna ta on ka endine minister, kes on seda ametit toinud, näpp oli püsti, siis palun kiire repliik. Ja ma lihtsalt selle andmete ristkasutuse koha pealt nii palju, et see kõik on võimalik, tuleb natukene nügida ja need asjad juhtuvad, aga ma tahaks ühe asja repliigi korras ära õiendada, et see 600 miljonit, mida on võimalik leida säästuna siis ametnike koondamisest, et lihtsalt ma tahaks seda rehkendust detailis näha, sest kokku ametnike peale, kaasa arvatud õpetajad, pääste, kõik muud ministeeriumid, kulub aastas 2 miljardit. Kui me kaotame ära kõik ministeeriumid ja ametid, siis me vabaneme 270 miljonist, ehk me jõuame poole rehkenduseni, et mulle igal pool saab efektiivsust tõsta 2 käega selle poolt, aga kui keegi ütleb, et on 500-600 miljonit, siis ma sooviks näha seda rehkendust. Nii kaua, kui seda rehkendust ei ole, on see tühi number, aitäh. Elektrit saab ka 3 sendiga vaata, kõik on võimalik. Oli see mingi loosungõine? Liigume nüüd natukene edasi, see küber ja selline sideturvalisuse teema käis meil küll juba läbisid ka vaikselt, aga ma küsiks hoopis sellise nurga alt, et Eestis on väga haavatavad meie merealused sidekaablid. Mida plaanivad parempoolsed, ehk siis Kristjan Vanasel ja mis on teie plaan selles osas, et Venemaa ei lõikaks meie merealused kaablid läbi? Fakt, et me elame sellise agressiivse riigi naabruses ei muutu ka tulevikus. Ma pean ausalt tunnistama, et ma ei tea, mis see hea lahendus nende merekaablite kaitseks on. Ja tõenäoliselt läheksin ministriks saades esimese asjana küsima, mida me seal teha saaksime. Ja uuriksin selle lahenduse välja. Aga nii-öelda kogu see küberturvalisuse ja meie julgeoleku küsimus jääb mitte ainult järgmiseks 2-3-4 aastaks, vaid nagu ma ütlesin, meil naaber ei muutu ja me peame selleks olema ka tulevikus pidevalt valmis. Anname repliigi võimalusega Kristjan Järvanile. Ja, tänud.
ühesõnaga, siin tuleb eristada, mis on Euroopa tasandi lahendused, võib-olla natuke ka NATO, aga pigem Euroopa ja siseriiklikud lahendused. Tegelikult Euroopa tasandil käivad läbirääkimised selleks, et tuleks USA-Soome kaabel ja et see hakkaks liikuma läbi Balti riikide siis Sise-Euroopasse. Ja teine teema loomulikult on siis on siseriiklikud lahendused ja hea uudis on see, et kui üldiselt on nagu sellised kaablid on äärmiselt kallid, siis teatud suurfirmadega koostöös on võimalikult veidi odavamad lahendused, mis turvalisuse mõttes lihtsalt meil on lihtsalt rohkem kaableid vaja. Et see, et kuskil keegi oma kogemata oma seda ankrut lohistab ja asjad lähevad katki, et mulle hästi meeldis Singapuri IT-ministri suhtumine küberturvalisusesse, et pigem eelda, et teid on juba häkitud ja käitu vastavalt, mitte niimoodi, et teeme kõike seda, et see mitte kunagi ei juhtuks. Ja oluline märksõna siin on ka satelliitside. Ehk kaablit saab mingis mõttes dubleerida satelliitsidega ja sellega tegelikult me keskvalitsuse tasandil väga hoogsalt tegutseme. Nii, Andres Sutt vist soovis ka sõna võtta. Ja, ma arvan, merekaablid ongi selle koha pealt väga hea näide, miks julgeolek on nende valimiste peateema, et see kõik taandub lõpuks turvalisusele ja et kuidas on meie merekaablid turvalised, on väga lihtne. Soome, Rootsi, NATO liikmeks, Läänemeri on NATO sisemeri, täna kriitilisele infrastruktuurile pööratakse palju enam tähelepanu, kui seda on varem tehtud, nii et kõik investeeringud, mida me teeme julgeolekusse, aitavad tegelikult meil arendada neid samu tooteid, teenuseid, kasutajamugavust, mida me kõik soovime näha. Üks teema, mis siin mitmes programmist ka läbi käis, on 5G, mis siis minul tekitas natuke küsimusi selle poole pealt, et kas ajasite aastad sassi programmide koostamises. Et 5G sagedused on ju juba jagatud ja esimesed levialad ka avatud. Raimond Kaljulaid Sotsid on näiteks lubanud siis Eesti katta 5G-ga aastaks 2027. Kas hakkate ise internetti pakkuma? Kas ma tohin nende merekaablite osas ka vastata, et see lihtsalt on tegelikult nagu ülioluline küsimus, et selles mõttes hea kolleeg Andres Sutt mainis ka seda Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise aspekti, aga millega ma ei ole nõus on see, et see on väga lihtne. Et ei ole lihtne, tegelikult see on üle NATO praegu väga suur probleem, sellepärast et mered on suured, laiad ja avarad ja seal selle taristu kaitsmine väga keeruline. Et ma juhin tähelepanu sellele, et me kõik ilmselt saame aru, et Nord Stream 1 ja 2 plahvatused korraldas Venemaa. Ja ma arvan, et isegi tänaseks me saame aru võib-olla, miks nad seda tegid. Aga seda tegelikult usutavalt neile omistatud täna ei ole. Ehk siis ei ole olemas seda nagu kindlat faktilist tõendit, millega me saame öelda, et see on kindlalt Venemaa. Ja sellest tekib järgmine probleem, et kui nüüd midagi sellist peaks korduma meie taristuga, siis me peaks ju sellele kuidagi viisi vastama. Aga kui me ei suuda seda isegi omistada või see on väga-väga keeruline, siis kuidas sellele vastata. Nii et tegelikult, kui me räägime konkreetselt sellest meie ühendustest ja Balti merest, siis tõepoolest Soome, Rootsi, NATO-ga liitumine annab meile selle võimaluse, et need mereseire võimekusi ja ka mereturvalisust ja merejulgeolekut olulisel määral tõsta. Aga kindlasti see ei ole lihtne ja kindlasti see ei juhtu kiiresti, et see on aastaid ja aastaid arendusi militaarpoolel, mis on väga keeruline. Nüüd teie küsimus selle 5G juurde tulles ja aasta 2027 juurde tulles, siis huvitav tähelepanek, aitäh teile. Selles suhtes, et kui on vaja sellist copywriterit, kes siis sotside netile hakkab nime välja mõtlema, et siis mul on mõned variandid ka, et kodanikuvõrk näiteks, sotsnet. Või siis arvestades sotsiaaldemokraatide ajalugu ikkagi August Rei nimeline kiire internet, mis siis on kõigi telefonis, et tuletab meelde sotsiaaldemokraati Eesti riigi ühte loojat August Reid. Kui te seda hea hinnaga pakuksite, siis 3 senti kilovatt ütles, mis peab olema selle interneti hind. Nii, väga palju on siin näppe püsti olnud, aga anname ka Marek Reinasele sõna, et Eesti 200-l millised küberturvalisuse alased mõtted teil peas on? Me ju Ukrainas näeme, mismoodi üks asi on selline kineetiline sõda, aga mida Venemaa Ukraina suhtes ju kasutab, on eelkõige rünnakud taristu suhtes. On see siis kaablid, on need elektrivõrgud, on need gaasivõrgud.
Ma arvan, asi, mida sealt Ukrainast õppida on see, et tõepoolest need rünnakud taristu pihta tulevad juhul, kui Eestisse ühel või teisel moel siis sõjakõmin jõuab. Nüüd, mismoodi neid taristuid kõige paremini kaitsta, ma arvangi, et siin me räägime ju kogu riigi julgeolekust ja ma arvan, et Eesti NATO-ga ühinemine omal ajal, aga loomulikult ka Soome ja Rootsi ühinemine on selleks abimeheks ja teine asi, me peame nagu väga selgelt ütlema, et rünnakud taristu suhtes on tegelikult rünnakud NATO riigi suhtes ja selle peale tuleb vastavalt reageerida. Andrei Korobeinik, teil on näpp on väga palju püsti, ma tean, te tahate rääkida kõigi kohta, mida nemad siin valesti räägivad ikkagi seda. Ma absoluutselt tahan, kui ma kohe sõna ei saa, siis mis ma hakkan nagu meeldama asju, mis just annangi teile sõna. 15 minutit tagasi, see on kõik juba unustasid seda. Mida siis Keskerakond arvab küberturvalisust? See kübertest on meil olemas, mida on teile pakutud, väga palju riigiametnikud on teinud. Kas teie arvates peaksid ka näiteks perearstid sellise testi läbima? No, ma arvan, seal on päris mitu sellist PC asja, mis on võib-olla hästi spetsiifilised. Näiteks meie pakume võimalust oma programmis, et kriitiline infrastruktuur võiks olla ka pilveteenustes väljaspool Eestit. Praegu on kohustus dubleerida sisust kõik Eestisse, mis tähendab seda, et esiteks ta on kallim, aga teiseks ta tegelikult võib olla vähem turvaline, sellepärast, et rünnaku puhul võibki juhtuda, et elutähtsad teenused lähevad offline'i kohe. Ja teiseks, mis puudutab seda, mida siin, ütleme, nagu te sotsiaaldemokraatid ründasite, siis tegelikult kiire internet, 5G on vajalik kiire interneti kasutamiseks ju seal, kus seda praegu ei ole ja tegelikult see on väga oluline suund, et meie näeme seda, et planeeringute puhul näiteks peaks arvestama ka sideteenustega, mida täna ei ole, ehk siis tänane kiire interneti areng tihti seisab selle taga, et need torud, kuhu kaablid saab panna, on ühe konkreetse firma käes, et meie ettepanek oleks liikuda tehnoloogia neutraalsuse suunas ja kui kiire internet on igal pool, siis see tegelikult võimaldab ka küberohtudele reageerida operatiivsemalt siis, kui nad tulevad. Ehk siis meil ei ole siin ühte kaablit, mis ühendab meid Eestiga, mis ühendab Eestit ja Rootsit, meil on ka Läti ühendus olemas, meil igal pool üle Eesti hakatakse kasutama ka Starlinki ühendusi, nii et selles mõttes ka mina toetan seda, et aastast 2027 oleks meil see tehnoloogiline mitmekesisus rohkem kasutusel. Ja ma markeerin ära ka seda, me ei hakka küll sellist reaalajas faktikontrolli tegema, aga ma arvan, et Andrei Korobeiniku vastus on väga hea näide sellest, et miks te head debati kuulajad, kui te olete selle debati ära kuulanud, siis kindlasti minge geenius.ee lugege ka, mida me kõik oleme kirjutanud digiriigist, siis näiteks see, mida te ütlesite, me võiks pilves rohkem asju öelda, pilvemäärus on töös, ehk siis taaskord, ma võin tegelikult sama öelda Kristjan Järveni kohta, Andres Suti kohta, te väga paljud te ütlete asju, mis tegelikult on juba töös. Ma väga vabandan, aga mis tähendab on töös, et meil on pilvemäärus nii palju, kui see saab üldse veel praegu valmis olla, on see juba valmis. Jaa, aga see vast teile, meil on seaduses konkreetselt sätestatud see, et elukriitilised teenused peavad asuma Eestis. See muudatus ongi töös. Ehk siis te räägite jälle, te hakkate tegema seda, mis on juba töös. Määrusega seadus ei muuda. Riigikogu lõpetab tööd sisuliselt vähem kui kuu aja pärast, et meil on olnud juhtumeid, kus asjad olid 6 aastat töös ja lõpus nad ei jõudnud kuhugi. See ei ole mitte mingisugune Euroopa Liidu direktiiv, mida Eesti peab üle võtma. See on Eesti enda otsus. Jah, mis oli tegelikult ametnike poolt algatatud, aga okei, ärme lasku siin sellise diskussiooni. Ei, mis mõttes, nagu teie praegu reaalselt ütlesite, et tegemist on vale faktiga, aga see, mida teie ütlesite praegu välja, on vale fakt. Andres Sutt, ka Reformierakond on lubanud 5G suhtes teha igasugu asju, mis on tegelikult juba kõik tehtud. Et taas kord, et ma lihtsalt selle töös kohta, eks ole, et 5G-ga tegelesid enne mind 6 ministrit ja mina olin see, kes selle ära tegi. Et selles mõttes ma arvan, see on igati kohane, et need
ka pooleli olevad asjad on programmis, et me ju ei ehita midagi nullist. Ja 5G puhul loomulikult, et praegu on ennekõike see pulk või teatepulk siis telkode käes, nende asi on kiiresti investeerida, võrgud vedada. Ma lihtsalt ühe nüansi veel ütlen, näiteks riigimaanteed ja see sama kaablikõri teema, mis nüüd, ma arvan, et Andreil oli natuke teine nurk seal, aga mis puudutas konkurentsi ja siis Telia kaablivõrku, aga see, et me ei suuda maanteedesse paigaldada ära kaablikõri, mis mitte midagi ei maksa, oli ütleme, poliitilise tahtmatuse küsimus. Mina seda lükkasin, Taavi Aasaga sellega kokku leppisime, aga tolku ei ole siiamaani olnud, et endiselt küsitakse mingit määrust või asja, et ma arvan, palju asju jääb meil ka poliitilise siis tahte või siis nügimise taha, et on võimalik need asjad ära teha ilma, et tingimata seadust muuta. Lihtsalt kui anda suunis mõnele ametile, kes selle eest vastutab, sest seal sai kõik kokku lepitud, Elasa oli valmis seda kõri hoidma, jäi ainult telkot, vedage kaablid sisse ja meil on trassid 5G-ga kaetud, kõik uued arendused. See on väike asi, aga ma arvan, selliseid väikseid asju on palju, nii et mõned asjad lihtsalt nõuavadki jätkuvalt toimetamist. Kristjan Vanaselja soovis sõna võtta. Jah, 5G osas, et see, mida härra Sutt just tagasi ütles, et sellega tegeles 7 ministrit enne, kui see tehtud sai, on tegelikult meie sellises digiajaloos, Eesti digiajaloos selline piinlik moment, et kui me olime üks esimesi, kes suutis 4G-ga katta kogu riigi, siis me oleme viimane praktiliselt või üks viimaseid, kes tegelikult suudab oma 5G sagedusload välja jaotada ja hakata sellega reaalselt tööle. Nüüd nende sageduslubadega seoses ma arvan, et seal on ka oluline komponent, et jah, siin riik nii-öelda ise ju midagi ja see ongi telkode käes on täna see pall. Aga mida võiks ja peaks riigi poolt nõudma, on tegelikult nende sageduslubadega koos ka investeerimiskohustused. Et meil tegelikult reaalselt ka hakkaks see 5G arenema, kasvama ja laienema. Marek Reinasil on ka siin näpp püsti olnud. Jah, tõepoolest, kui me räägime kiire interneti kättesaadavusest ja see on ju, 5G on üks nendest tehnoloogiatest, mis seda võimaldab, siis me peamegi sellest rääkima, kuidas kiire internet jõuaks igale poole üle Eesti. Et kui siiamaani oli see mantra eelkõige kaabli vedamine või lairibaühendus, siis praegusel hetkel tõepoolest 5G tuleb siin appi. Aga ma arvan, et me ei tohi ka ära unustada seda, et ilmselt igasse Eesti nurka võib-olla seda kaablit ja masti polegi vaja vedada, sellepärast et tänapäeva tehnoloogiatega saab interneti kättesaadavaks teha ka üle satelliitide, nii et see ongi selline kombinatsioon kõigist kolmest, et kogu Eesti, kõik Eesti elanikud kiire interneti ligipääsetavuse saaksid. Viimane väga lühike repliik Raimond Kaljulaidilt. Jaa, ma tänan, et siin tuli ka jutuks see sama Ukraina kogemus, et Ukraina täna saab interneti kasutada ja ka rindel kasutada tänu Starlinkile. Aga Starlink on siin korduvalt andnud märku, et nad võib-olla seda teenuse kasutamise mingil hetkel lõpetavad, kas sellepärast, et kulud on suured või ka seetõttu, et kui seda kasutatakse nagu militaarias, siis ühel hetkel võib lihtsalt venelastel nagu olla vajadus ja mõte ja tundub, et on õigustatud midagi nende süsteemidega füüsiliselt teha, et taevast alla tulistada. Ja praegusel hetkel, kui on sellest nagu räägitud julgeoleku kogukonnas, siis läänel ei ole head vastust, et mis me siis anname Ukrainale, et seda asendada. Nüüd, kui meil ei ole seda Ukrainale anda, siis järelikult tõenäoliselt ei ole meil seda ka endal. Et see on nagu selline ohukoht, millele peab mõtlema ja mingis mõttes see läheb sellest debatist välja, aga üks lahendus siin ongi see, et millest tuleb aru saada siis, kui me räägime julgeoleku vaates kogu digimaailmast, me peab olema siiski ka valmisolek toime tulla siis, kui meil need lahendused ei toimi, kui meil ühendusi ei ole ja see elanikkonna valmisolek luua, et inimesed saavad hakkama siis, kui ei ole internet ja elektrit, on nagu ülioluline. Ja viimane asi, mis on nagu tähtis ka meelde või silmas pidada, et tundes meie tehnoloogiasektori ettevõtteid väga hästi, päris suur osa nende töötajatest ja ka juhtidest läheb sõtta, kui meil peaks juhtuma nagu päris relvakonflikt. Mis tähendab ka seda, et teatud teenuste puhul ilmselt nende üleval hoidmine või nendega tegelemine saab olema päris tõsiselt häiritud, sellepärast et lihtsalt kontorid on tühjad. Et see on nagu sellest debatist väljuv küsimus, aga me peame tegelikult ühiskonnana suutma toime tulla ka siis, kui meil need lahendused ajutiselt ei toimi. Andres Sutt, soovisite väga lühikest repliiki.
Jah, et satelliit interneti juures on väga oluline, et Starlinki kõrvale tekiks ka teisi pakkujaid. Et see oli, mis ma tahtsin öelda ja ma arvan, Euroopal on siin oma roll täita. Nii, Andrei Korobeinik, et ei tunneks ennast üksinda, siis räägime Valgevenest, kus 2020. aastal olid suured meeleavaldused ja siis üks hetk üks Eesti ettevõte, mis teeb meie riigi jaoks väga palju olulisi IT-arendusi ja avastas, et oi, et meil on seal alltöövõtjad ja nad nüüd tahaks riigist lahkuda, aga nad ei saa, neid hoitakse piiril kinni ja neid ähvardatakse, et kui te lahkute nüüd, siis teie perega juhtub nii ja naa. Ja siis oli väga palju ebameeldivusi. Praegu on ka Serbia selline riik, mis ei ole siis meie vaadetega kõige paremini ühtiv ja kus on ka Eesti IT-ettevõtetel alltöövõtjaid. Kas on veel selliseid riike, mis on nii-öelda halvas nimekirjas ja mida teie siis IT-ministrina pigem ütlete ette, et riigi hanke käigus, kui mõni ettevõte hakkab midagi riigi jaoks arendama, IT-arendusi, siis võt neis riikides ei tohi teil alltöövõtjad olla? Ei, ma arvan, see on ikkagi iga firma enda valik. Serbias on muidu ju valimised toimunud hästi, et loodavasti see kurs ka muutub natuke, et ma siin vahepeal kontrollisin muidugi, et Genius.ee tellimus maksab 27 eurot ja nagu teie soovitus oli tutvuda nende faktidega, et ma olen nagu hästi murelik, et need olid ju valed faktid, miks te nagu välja tõite. Pilvemäärus ei ole riigil välja töötamisel. Ja, aga see ei ole lahendatud asi, et see, et ta tuleb, sõltub sellest, mis on järgmine Riigikogu ja millises formaadis ta tuleb, sõltub ka sellest, kes on järgmine IT-minister, et ta võib olla ka 10 aasta pärast täpselt samal tasemel nagu praegu. Et see 27 eurot on rohkem kui Eesti Meedia, Ekspress Grupi ja Äripäeva tellimused kokku. Nii et selles mõttes, kui te neid promote, siis õigete faktidega oleks nagu palju mõistlikum seda teha. Aga ma arvan, et see, mis viga oli tehtud Valgevene ajal, kus toimus tõepoolest suur IT-inimeste migratsioon Euroopasse, oli see, et Eesti pakkunud selliseid eriprogramme, nagu seda tegi Leedu või Läti ja meie jäime sellest võimalusest ilma ja võib-olla ei tulnud appi ka mõnedele inimestele, kes tegelikult pidid lahkuma Valgevenest nende samade põhjuste puhul, mida te praegu mainisite, et võib-olla sellest veast me peame järeldust tegema ja tulevikus, kui midagi sellist juhtub, siis me võiksime nagu teise pilguga seda vaadata. Nii, aga ma arvan, et siit on paslik edasi liikuda e-residentsuse teemaga. Et Raimond Kaljulaid, jõuate veel? Jaa, ma pean vabandama, ma pean hästi natukene varem lahkuma, et see jääbki minu viimaseks repliigiks, et sotsiaaldemokraadid kindlasti e-residentsust soovivad edasi arendada. Loomulikult julgeolekuolukord on muutunud, me peame nagu mõtlema täiendavalt selle aspekti peale ka, aga ma arvan, et ei ole kindlasti arukas ja mõistlik seda ennast tõestanud ja väga sellist head algatust nüüd kuidagi kinni panna või lasta selle millelgi selle tulevikku ohustada, et sellega tuleb kindlasti edasi minna. Aga teie mõtted selle osas, et kas seal tuleks nüüd seda sõela näiteks kuidagi tihendada, kes üldse saavad e-residentideks? No sõela tuleb meil tihendada kahjuks absoluutselt igas mõttes, et nii nagu me oleme selle parlamendi koosseisu jooksul ja selle parlamendi koosseisu jooksul ametis olnud valitsuste poolt on tehtud otsuseid selle sama 5G tehnoloogia osas, on tehtud otsuseid selles osas, kuidas me teatud riikide tehnoloogiasse suhtume, nii nagu me oleme teinud otsuseid sõja algusest, keda me siia riiki üldse lubame, milliseid viisasid me väljastame, nii täpselt samamoodi me peame ka järgmise 4 aasta jooksul, ma arvan, päris paljudes valdkondades veel täiendavaid igasuguseid kontrolle looma, et siin pole nagu midagi parata, et sama on tegelikult ka sisejulgeolekuga, et paratamatult ega meie jaoks on suuri väljakutseid, millega nagu 4 aasta jooksul tuleb toime tulla. Aga veel kord, et ma arvan, et me ei peaks nagu laskma võita sellel suhtumisel, et e-residentsus tervikuna ongi üks väga kahtlane ja hämar tegevus ja parem praegu selle äreval ajal siis see täielikult kuidagi, kas siis lasta tal raugeda või kinni panna, et see oleks kindlasti viga, et e-residentsus tuleb ikka edasi arendada. Aga mina omalt poolt tänan väga ägeda debati eest, aga ma pean minema lihtsalt Riigikogu tööd tegema, et need veel viimased nädalad oleks kõik ilusasti korraldatud seal majas ka. Nii, aga aitäh siis Raimond Kaljulaidile. Ma küsin siit kohe Kristjan Järvani käest järgmiseks, et e-residentsus, siin on, kui neid programme vaadata, et siis pigem jäi mulle kui ajakirjanikule positiivne mulje sellest, kuidas seda teemat käsitletakse, aga samas tuleb siin ka kohe alguses ära märkida, et Riigikontroll näiteks oli oma 2020. aasta auditis
üsna kriitiline ja kohe-kohe on ju lahkumas ka e-residentsuse juht. Et mis me teeme edasi selle e-residentsusega? Mis on Isamaa seisukoht? Kas jätkame ja mis kujul või lõpetame üldse ära? Ja, nii nagu tegelikult Isamaa programmis on selgelt kirjas, siis me jätkame selle e-residentsuse programmiga. Ma arvan, et tegelikult need tore, et Riigikontroll need probleemid välja tõi ja need on tänaseks kõik tegelikult lahendus leidnud. Et väga oluliselt statistiliselt vaatame, siis e-resident on kuulekam kodanik või siis õigusruumis viibija kui meil mingis mõttes kohalikud. Et, ja on olnud mingeid naljakaid juhtumeid, aga tegelikult ma arvan, et kõige suurem probleem e-residentsusega on olnud kommunikatsioon. Et võib tunnistada, et e-residentsuse tiim ise oleks võinud ka rohkem siseriiklikult kommunikatsiooni teha, et siin on kerge lendama need igasugused vandenõuteooriad ja mingid mustavad sõnumid, et tegelikult nendele minu hinnangul oleks tulnud kohe vastu seista objektiivsete faktidega, mis tegelikult kõik on olemas. Marek Reinas, palun. Ega e-residentsus ei ole asi iseeneses, et nüüd vaid see, mida me ju e-residentsusega pakume ja võib-olla ka ekspordime, ongi meie Eesti mõnus, mugav ja ettevõtjale sobilik majanduskeskkond. Ja e-residentsus ei saa olla populaarne sellepärast, et Eesti on kihvt riik ja lahe on olla e-resident, vaid ta saab olla ainult siis populaarne ja äge, kui meie majanduskeskkond on selline, mida inimesed tahaksid tarbida ja kasutada. Nii et ma arvan, et e-residentsus on väga äge projekt ja sellega peab igal juhul edasi minema. Ainuke asi, et me peame kindlalt hoolitsema ka selle eest, et meie majanduskeskkond oleks selline, mis kogu selle e-residentsus ära tasub. Kristjan Vanaselja, teie ise olete ju iduettevõtjana kätt proovinud, et mis teie seisukoht on? Täitsa tegutsen seal vallas endiselt, et mitte ainult ei proovi kätt. Kõik, mis teeb Eesti suuremaks, on meie jaoks äärmiselt oluline, ka e-residentsus. Ma oleksin küll oma sõnades väga ettevaatlik, kui me räägime kruvide koomale keeramisest ja veelgi suurematest piirangutest ja kontrollidest. Jah, me peame teadma riske, aga ma arvan, et Eesti viimaste aastate üks suur väljakutse või probleem on olnud ka see, et kogu oma ambitsioonikuse juures, mida ma arvan, et meil ühiskonnas jagub, anname me liiga palju otsustusõigust ära juristidele, kes suudavad igast pisemastki võimalikust riskist kogu selle ambitsioonikuse välja rookida. Sama ka e-residentsusega. Ma arvan, et sellega tuleb kindlasti jõuliselt edasi minna. Seda tuleb rohkem nii maailmas kui ka Kristjaniga nõus siseriiklikult tegelikult selgitada, mis kasu sellest lõpuks Eestil on, aga kõik, mis teeb Eesti suuremaks, on see, millega tegelikult me Eestis peame tegelema. Andres Sutt, e-residentsus on sisuliselt nii-öelda Reformierakonna projekt olnud. Kas te olete kõigiga rahul või on seal ka murekohti, mida saaks parandada? Igat asja saab paremaks ja peabki paremaks tegema, et minu jaoks e-residentsus on osa Eesti digiühiskonna ökosüsteemist, et see annab ikkagi unikaalse akna siis juurdepääsuks meie digiühiskonnale, meie ärikeskkonnale ja ma olen selles mõttes nagu väga nõus, et ega siis et mida me peame pakkuma, on maailma parim elukeskkond ja siis me suudame siia meelitada kapitali, meelitada talente ja hoida omad talendid samamoodi Eestis. Et meie jaoks e-residentsusega jätkamine kindlasti oluline, ma arvan, millele tuleb rõhku panna, on siis erinev hulk teenuseid, mis sealt nagu lõppkokkuvõttes sulle kaasa tulevad, sest kui me räägime näiteks ettevõttest või kahest e-residendist, kellest kumbki pole võib-olla otseselt Eestis, et siis nende jaoks on väga olulised näiteks ka maksuteemad, finantsarvestuse teemad, ehk kogu see nii-öelda tagatuba, mis peaks toetama äri tegemist, et ma arvan, sinna tuleb meil investeerida ja parandada ja siis me saame nagu veel parema teenuse. Ja taaskord viimasena siis Andrei Korobeinik, palun. Järgmistel aastatel
10 aasta jooksul kindlasti, aga võib-olla 5 aasta jooksul konkurents riikide vahel läheb hästi teravaks ja ilmselt mängu tulevad ka suurfirmad, ehk siis inimesed saavad valida, kellele nad maksavad makse selleks, et saada vastu teenuseid nagu ravikindlustus või haridus ja Eestil on selles mõttes unikaalne selline stardipositsioon. E-residents on selline kahtlemata konkurentsieelis, mis andis meile sellist aega nagu selles distantsi alguses, aga juhul, kui me panustasime piisavalt, siis nende aastate pärast me selles konkurentsis kaotame. Et mul on väga hea meel, et vaatamata nendele probleemidele, mis siin eelkõnelejad välja tõid, kõik on seda meelt, et selle programmiga peab jätkama ja ma väga loodan, et tulevikus on Eesti just see riik, kuhu inimesed tahavad makse maksta, kus nad tahavad need teenuseid saada ja selles mõttes lähima 4 aasta jooksul ma arvan, et sõltumata sellest, kes valitsus moodustab, üritame seda teemat ikkagi arendada. Kuna kahjuks meie aeg on peagi lõppemas, kuigi küsimusi oleks väga palju olnud veel, mida oleks tahtnud küsida, näiteks kas või see, et kas te e-valimisi usaldate, aga kahjuks tõesti aeg hakkab otsa saama. Aga lõpusõnadeks anname teile kõigile võimaluses öelda, miks peaks digiteadlik valija just teie poolt valima, miks peaks hääle teile andma? Marek Reinas. Ütleme nii, et Reformierakonnal on hääled koos, et ilmselt seda järgmist valitsust tegema hakata. Aga olgem ausad, selle jaoks, et Eesti saaks innovatiivse ja uuendusmeelse valitsuse, siis sellist valitsust ilma Eesti 200 ei ole võimalik teha niimoodi, et ma arvan, et iga inimene, kes vaatab tulevikku ja on uuendusmeelne, võiks anda oma hääle Eesti 200 poolt, sest ilma meieta ei ole võimalik teha ägedat valitsust. Andres Sütt, olete nõus Marek Reinasega, et hääled on koos ja teie poolt polegi vaja hääletada? Meie poolt on kindlasti vaja hääletada, kui valija soov on see, et järgmise valitsuse moodustaks Kaja Kallas. Nii et ma arvan, see on nagu hästi lihtne üks. Ja teiseks on meil väga tugev meeskond, kes on tõestanud, et me suudame asju teha ja kolmandaks on meie soov kindlasti viia Eestit kindlates kätes ja kvalitatiivselt edasi selleks, et ka järgmistel põlvedel, ka noortel inimestel oleks samasugused eneseteostuse võimalused Eestis, nagu näiteks minul on olnud. Andrei Korobeinik, kas teil on ka hääled koos või tahate teha ka viimase lööklause, et miks peaksin mina digiteadliku valijana näiteks Keskerakonna poolt? Kindlasti mõned lisahääled võiksid abiks olla, aga Keskerakonna puhul me kindlasti näeme seda, et kõik ei ole nii suurepärane, et kui aasta jooksul kasvab ametnike arv üle 1%, kui aruandlus erasektori jaoks kasvab, mitte ei kahene, siis see tähendab seda, et IT-võimekust Eesti riik siiski efektiivselt ei kasuta, et me oskame seda teha, ma ise olen selle sama avatud andmete seadust 10 aastat tagasi teinud, see oli parim aasta seadus, aga tulemus on see, et 10 aasta pärast neid tavaandmeid väga palju ei ole. Keskerakond on ainuke erakond, mis pakub sotsiaalmaksu lae, mis on efektiivne lahendus nendele firmadele, kes tahavad just Eestisse tuua need kõrgepalgalised töökohad ja sellepärast peab valima Keskerakond, et 4 aasta jooksul suureneks IT-sektori maht Eesti majanduses märgatavalt. Kristjan Järvan, miks peaksite teie jätkama? No te ju kõik teate, et ega konservatiivsele valijale on tegelikult IT ka väga oluline, aga tõepoolest, kui siin konservatiivsete erakondade võrdluses üks erakond võib-olla ei olnud kõige suutlikum IT-ministri positsiooni siis ütleme nii, et tegusi teha, siis Isamaa, ma arvan, et on ikkagi päris rahul, et selle viimase poole aastaga tõepoolest on nii küberturvalisuse osas suured sammud tehtud, kui ka tegelikult päriselt ka see e-tiiger on kasutajasõbralikkuse poole astunud ja need Emrig äpid on tulemas, samuti meil on juba prototüübina tulemas maanteelõik, kus on need kaablid sees, et tõepoolest vahepeal tekkis niisugune eilset uudiste kuulamise tunne siin, et ja tegelikult hästi olulisel teemal on ikkagi see, kuidas nii nagu Euroopa analüüs ütles, Eesti e-riik on tegelikult päris heal tasemel, aga meie ettevõtlus digitaliseerimise osas vajab kaasaaitamist. Ja ma arvan, et
et see on kindlasti üks fookuskoht, kuhu kahtlemata ka Isamaa tahab panustada rohkem. Kristjan Vanaselja, miks peaksime parempoolsetele võimaluse andma? Nagu ma selle saate alguses või debati alguses ütlesin, siis parempoolsete näol on selgelt Eesti e-riigi ja tehnoloogiasektori jaoks nagu väga tugev partner ja õlg olemas, et me oleme selgelt ühel pool rindejoont nendega ja soovime seda e-riiki edasi arendada. Mis võib-olla olulisem meie jaoks on see, et me jõuaksime reaalselt ka nendest suurtest sõnadest või juba tehtu ülekordamisest või tegevuses olevate ülekordamisest tegelikult nagu järgmise sammu edasi võtta. Meil on vaja oluliselt aktiivsemalt tegeleda sellega, et targad nutikad inimesed tahaksid siia tulla. See ei ole ainult sotsiaalmaksu lae küsimus, vaid tegelikult see on pikas perspektiivis tööjõumaksude alandamine protsendi haaval, et me suudaksime neid inimesi siin ka hoida. See on investeeringute siia meelitamine, see on tegelikult innovatsioonikeskuste siia meelitamine, siia loomine, ja ainult sealt saab tulla see Eesti suur järgmine majanduskasv. Need on bitid ja baidid, mida me liigutama hakkame ja sinna tuleb riigil oluliselt rohkem fookust ja tähelepanu suunata ja võtta see teema riigi peamiseks prioriteediks. Suured tänud kõigile, kes meil leidsid täna aega, et tulla siia debatti, olgu öeldud siis kutse said kõik 7 erakonda, kes täisnimekirja esitasid, üks neist siis jäi viimasel hetkel tulemata. Aga head kuulajad, teile oluliseks meeleks peaks on see, et e-hääletama saab hakata alates 27. veebruarist ning õige valimispäev on 5. märtsil. Just selle päeva õhtuks saame me siis teada, et kas mõni neist inimestest, kes meil täna siin saates oli, saab IT-ministriks või mitte. Tänast debatti juhtisid Geeniuse toimetaja ja digipro portaali juht Helen Änilane ja Geeniuse ajakirjanik Ronald Liive. Head kuulajad, kriitiline intsident naaseb juba järgmisel nädalal oma tavapäraste saadetega. Saate toovad teieni SMIT ja TEHIK. SMIT. Päästame elusid IT-ga. TEHIK-u aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.